jaoks jätkusuutlik eluviis algab eelkõige inimesest endast, minust endast. Ja ma ütlen kõigepealt, et mis jätkusuutlik eluviis ei pruugi olla. See ei pruugi olla näiteks ainult päikesepaneel katusel või tuulik kusagil maja taga. Aga mis on jätkusuutlik eluviis on see, et kui sa saad aru, et me kõik siin planeedil oleme tegelikult ühes paadis ja et me kõik oleme ühendatud, kõik inimesed, kogu loodus, kõik olendid. See ongi see koht, kust üldse me saame edasi minna ja mõelda, et mida me siin üheskoos peale hakkame. Aga ma räägin siia ühe loo, et asi oleks selgem. Ja see lugu pärineb sellisest lasteraamatust, kus on palju erinevaid olendeid. Võtame sellise olendi nagu röövik. Röövik, nagu te kõik teate, on selline ussike, kes lihtsalt sööb päevad läbi, õgib kõike, mis talle suu ette satub. Ja õgib ja õgib ja õgib ja õgib veel kord ja õgib ennast suureks ja paksuks. Ja siis ühel hetkel ta keerab ennast kokku ja muutub nukuks. Ja seal nuku sees hakkab selline huvitav protsess. Nimelt rööviku organismis tekivad teistsugused rakud, mis ei ole nagu rööviku rakud. Ja rööviku rakud hakkavad neid hävitama. Tema immuunsüsteem hakkab neid hävitama. Ja toimub selline võitlus nii-öelda uute rakkude, vanade rakkude vahel. Ja siis need uued rakud hakkavad omavahel looma ühendusi, muutuvad üha selliseks ühendatumaks ja ühel hetkel juhtub see, et kogu see rööviku vana organism lahustub selliseks supiks või puljongiks. Ja mis üles ehitatakse nende uute rakkude baasil, ei ole miski muu kui liiblikas. Seda nimetatakse moondeks ehk transformatsiooniks ja midagi sarnast toimub, ma arvan, praegu kõigi meiega. Ehk, et me oleme natukene kõik kokku nagu see röövik, kes peab liblikaks muunduma, sellepärast, et see on tema saatus, kui nii võib öelda, aga me kardame ka ja oleme selle vastu, aga ma arvan, et aeg on ikkagi liblikaks saada.